Ja annaksin siis sõna nüüd Peep Nemvaltsile, kes siis tõmbab tänase päeva ilusti pidulikult kokku. Ja aitäh, enne kui päeva päris kokku tõmbame, siis aitäh ka Helenale hea koostöö eest toimkonnas. Ja usun, et kõik, kes siin nüüd on veel järele jäänud, on suutnud kaasa mõelda lõpuni ja võib-olla tahate kohe praegu ka edasi mõelda. Nüüd on hea võimalus veel mõelda kuuldud ettekannetele, nähtud kuvastikele ja kui on midagi kripeldama jäänud, mida veel küsida või arutada tahaksite, siis olge lahked. Ja ma mõtlesin korraks enne ka, aga väga siin lisaaega ei olnud, et võib-olla avada seda mõistet, seda mõistmisüksus, et miks sellist terminit üldse kasutatakse. Ma pakun, et see on sellepärast, et vaat see, ütleme, selline terminoloogia kui teadusdistsipliini on ju, see klassikaline suund ütles, et siis see mõiste on mingite konkreetsete mõiste tunnuste väga-väga kindlaks määratud kombinatsioon, siis ma arvan, et see mõistmisüksus ehk see inglise keeles see unit understanding loomulikult on üsna sõnasõnaline tõlge just nimelt, nagu siin osutati. Aga et ta tahab vist rõhutada seda teist suunda, et võib-olla siis rõhutada seda, et need tunnused ei ole nii absoluutsed, et kokkuleppelised. Et me saame leppida kokku, millest see mõiste siis moodustub, millistest tunnustest. Et kuna Rita Temmermann vist oli selle termini väljamõtlemise unit of understanding, inglise keeles on ju selle taga, siis ma pakun, et see võib olla nagu sealt tulnud, sellised nagu on tausta selgitus, et miks ta nimetakse. See ei tähenda, et ma kuidagi millegi poolt või vastu hääletan, et kas see nüüd hea või halb, et kas üksus või mitte üksus, aga lihtsalt see, ma arvan, see mõtteviis, et ta tahtis peegeldada see uus termin, seda mõtteviisi muudatust, ma arvan. Lihtsalt see kommentaar lihtsalt siin. Ja aitäh, see on kindlasti asjakohane selgitus, et kust niisugune termin nagu mõistmisüksus tuleb, aga ma olen eelistanud rääkida mõtlemisüksusest. Aga need on seotud loomulikult, ilma mõtlemata ei saa mõista. Võib-olla üks väike asi oli veel, see rööptermin jäi mul ka, et täiesti jäi mõtlema selle üle, et hästi huvitav, et see rööptermin oli vahepeal ka kaalumisel vist ka sõnaveebi puhul, et kas need rööpterminid või on sünonüümid või variandid või mis need siis on. Ja ütleme, et praegu sinna rööpterminit ei saanud ja mina iseenesest ütlen ka, et jällegi, ma ei võta siin seisukohta, aga kasutaja ütles, et nad ei saa aru, mis tähendab rööptermin. Ja näiteks see sinu ettekanne ka, Peep, et ma ei saanud, selle koha peal olin väga nõus, on ju, et see rööptermin, ma ei kasutaks seda, aga kuidas sa nimetaksid ise näiteks? Praegu on sõnaveebis vist variant on ju ja sünonüüm, et kuidas sa ise nimetasid, seal oli eelistermin ja mis see teine oli seal? Kuidas sa nimetaksid? Üks oli eelistermin ja teine on mööndav termin. Ja just mööndav, ja sõnaveebis on mööndav. Mööndav ehk kõlblik võiks ta ju ka olla nagu seal eelmises oli. Aga... Ja see kõlblik oleks ju nii, et teise, et kuidagi natuke liiga, võib-olla liiga hinnanguline on ju. Mulle tundub ka, et see mööndav sobib paremini, et siis on eelistermin, mööndav termin ja ebasoovitav termin. Just. Astmik. Just on nii, nagu praegu on. Lihtsalt, mida ma tahtsingi selle koha peal öelda, et kasutajatel tuli täielik tagasi, nad ei saa aru, mida see rööptermin tähendab. Et ma sain nagu täiel määra selle tagasiside, et see rööptermin ei lähe kohe mitte kuidagi. No ta ei lähe selles tähenduses, nagu seal on pakutud, aga et kui öelda, et inimesed ei saa aru, mida tähendab rööptermin, siis see tähendab ju, et nad ei saa aru, mida tähendab rööpne. Pole kunagi näinud trammi ega rongi rööpaid näiteks ja ei tea, mis see rööpne on. Jada ja rööp, jah, aga mulle tundub, et mingis Indo-Euroopa lingvistikas on võetud mingi seisukoht, et on 3 gradatsioon. On siis eelis, siis alumine, kuidas selle mööga nüüd oligi, ta oli vanasti oli mitte ebasoovitav, me lihtsalt ebat ei pane enam sinna ette. Ja see keskmine oli see, mis üle jäi, eks ole, et 3 gradatsiooni. Aga nüüd Indo-Euroopa lingvistikas on asi väga lihtne, on selge, mis asi see on.
Ja võimalik, et tal on mingisugune vanast ajast või eelmisest sajandist pärit sünonüüm, vaat see visatakse sinna rööpi nüüd. Aga eesti keeles on olukord teine. Meil on teine keelkond. Inglise keeles on sõna ja eesti keeles on tal 10 vastet. Mitte ükski neist ei ole täielik sünonüüm. Mitte ükski neist ei ole ka osaline sünonüüm. Need on lihtsalt erinevad sõnad, mida erinevates kontekstides tuleb kasutada. Nagu näiteks seesama kontroll. Kord on ta juhtimine, kontrolli tähenduses on ainult siis, kui jänes bussis on eesti keeles. Igas muus tähenduses on see kontroll ju meil hoopis midagi muud. Ja kirjutada nüüd tabelisse kontrolli koha peale, et kõik need on sünonüümid, need 15 tükki, mis näiteks akitis ripuvad, siis need ei ole sünonüümid, need ei ole ka rööpterminid. Lihtsalt see on keelte erinevus ja ei olegi seda sõna, ma ei oskagi sinna midagi panna selle asemel. Ja tahtsin, et jaoteringi tehtaks. Sai natuke neile koostööd tehtud siin mingi 4-5 aastat tagasi ja ma ütlesin, need ei tohi panna sünonüümidele. Ainuke, mis nad oskasid siis pakkuda, et okei, paneme siis teise valdkonna terminiks. Sama sõna, teine idee ja hoopis teine valdkond. Et niimoodi võib-olla saab. Et ma hakkasin ka mõtlema, kas siin oleks mingi sihukest asja võimalik isse tuua nagu harutermin, et ta on natuke harunenud sellest, mis kõrvale ka siiski on seotud, kas jääb. Jah, see võib-olla ei ole kõige parem mõte, läheb liiga harali niimoodi. Reet soovib sõna veel. Kogemus kaitseväe valdkonna ja riigikaitse valdkonna näitel, mida on võimalik üldistada, ma arvan ka, on see, et kui mõtleme neid termineid juurde, siis ühel hetkel me ei saa enam aru, mis on mis. Mida rohkem neid paralleeltermineid on, seda keerukam võib olla ühel hetkel aru saada. See ei ole alati universaalne, aga meil on küllalt näiteid selliseid, nii et lõpuks mõtleme, et äkki need rööp ja hara on ka natuke erinevad asjad. Et nagu just siin nimetati, et kui on juba 2 erinevat keelekuju, siis inimese tunnetus on niimoodi üles ehitatud, et me hakkamegi otsima erinevaid tähendusi. Nii et selles mõttes jällegi ma lõputult uusi variante nagu ei looks tegelikult, ilma mõjuva põhjuseta. See on kõnekeelne väljend, see on täiesti, see on erialasläng, vaata militer, mis on erialasläng. Ja ma olen ka selle koha pealt täitsa nõus, et 2 rööpse terminiga, rööpselt ühe mõiste tähistamiseks tarvitatava terminiga, millest üks on eelistermin ja teine mööndav termin, et sellega ei ole suurt muret, neid ei hakata veel diferentsima, nende tähendust eristama nii väga. Aga tõepoolest, kui neid sünonüüme tahetakse sinna juba 3 või rohkem, olgu või kuni 10, ma ei tea kui palju, siis läheb asi küll ohtlikuks ja käest ära ja ega ühtegi terminit ei tohiks välja mõelda nii, et mõtleme nüüd lihtsalt mingi termini välja, vaid lähtuda tuleb ikka mõistesüsteemist ja selles süsteemis omavahel seotud kindlates suhetes olevatest terminitest ja mõiste sisu põhjal siis otsustada, milline termin on parim. Tuli näide meelde, kõiki kuud peast ära ei nimeta, aga resilience, paindlikkus, elastsus, kerksus, säilenõtkus, jätkusuutlikkus, üks on puudu veel, ma tean. Jah, aga ma arvan, et võib-olla nende väljamõtlejatel, nende eetjatel oligi igal ühel mingi oma mõte, et võib-olla nad ei mõelnud neid kõiki ühe ja sama mõiste tähiseks. Seda me ei tea ju selle pärast just, et lihtsalt tihti pakutakse eriti tõlkides mingi sõna välja terminiks ilma mõtlemata, et kas see nüüd tähistab ikka seda mõistet, mida ta peaks tähistama. Ma võib-olla kommenteerin korra veel siin seda kerksust. Selle sünni juures olin ma ise ka ja ta on üsna läbipaistmatu termin ja toona, kui ta oli 2014. aasta sõjandussõnade võistlusel, mis oli esimene sõnavõistlus, me korraldasime ministeeriumide vahel ja Eesti Keele Instituudi osalusel
siis me valisime selle kerksuse tegelikult sellepärast välja, et oli niisugune mõnus murdekeelse ainesega või murdekeelse taustaga sõna. Ma ei pea teda väga läbipaistvaks, aga see, miks meil seda vaja oli toona, me mõtlesime, et oleks vaja, oli just see, et kuna nii palju on sünonüüme, siis võtame nüüd siis riigikaitse kontekstis ühe ja jätame teised selle varieerumise välja, aga just nimelt seesama asi, mille ma praegu natuke ju iseendale vastu räägin, et nüüd on üks juures lihtsalt mingis mõttes, on ju. Aga samas ma vaatan, et see kerksus nii vahvasti levib mingites ühendites nagu kerksuskeskus, see on täitsa lustakas sõna, on ju. Ja see on ministeeriumide juures see kerksuskeskus täitsa olemas. Et noh, selle üle võib vaielda, et kas see oli nüüd õige otsus või mitte, aga siin selle juures ma nimetan ühte asja veel, mis mul enne ei nimetamata. Et väga õige siin vanal kogenud kolleegil oli väga hea märkus selle kohta, et kõik kollektiivid ja erialane mõte areneb. Ja see peabki niimoodi olema. Et võib olla niimoodi, et 3 aastast me mõtlesime niimoodi ja me oleme mõtelnud ümber, ütleme, neid otsuseid ei saa kogu aeg teha, on ju. Aga no näiteks praegu väga hea näide on see sama, mida Valto tõi siin, Anto Veldre, vabandust, selle drooni näite, et ütleme praegu me jaurame 5. aastat drooni ja varitseva moona vahekorraga seoses. Ja see vahekord on sellepärast keerukas, mis on oluline. See mõiste arenebki. Ta on praegu, kuna see sõjatehnoloogia, sõjatööstus on nii kiires arengus, et ütleb, et näiteks see mehitamata õhuründe moon või mehitamata õhusõiduk ja see moon, nad ei ole enam nii selgelt eristatavad. Ja tuleb kogu aeg küsimusi, et aga mis see siis on ju? Mingi FPV droon on kuskil tulnud. Et lihtsalt näited selle kohta, et erialane mõte areneb, kuna maailm areneb. Et selline natukene pikem sissevaade, aga väga oluline mõte, et me kõik areneme, kaasa arvatud erialased kollektiivid, kaasa arvatud me kõik ise. Jah, kui selle drooni juurde tulla, siis see ju kõlab eestikeelses häälduses samamoodi nagu troon, kuninga troon, eks ole, sellepärast olen kunagi soovitanud, et selle asemel sobiv eestikeelne sõna oleks lennuti. See on mingi seade, mida lennutatakse, eks ole, kuna lennuk on meil juba hõivatud. Teisega soome keeles on vastupidi, soome keeles on droon lennokki. Ja, nii et need on niisugused arutelud, mida võib pidada, aga võib-olla on veel kellelgi mõtteid teist. Lendva võib-olla jah, ei sobi siia, et siis me läheme juba meditsiiniterminite ajalukku, rahvameditsiiniterminite ajalukku. Kas kellelgi on veel küsimusi, mõtteid teiste ettekannetega seoses? No, paistab, et praegu ei ole, siis kõigil jääb võimalus mingi aja pärast enne jõule täna kuuldud nähtut järele vaadata, kuulata Teaduskeele Keskuse võrgukodust sealt samast, kus oli ka kava ja ettekannete tutvustuskogumik. Ja kes ei ole veel märganud, siis üleval laua peal on nüüd veel mingi väike hunnik oma keele eksemplare, seal on muuseas ka Helena ja minu kirjutatud ülevaade eelmisest 10 teaduskeele konverentsist, kes põgus ülevaade lisaksin, kes on huvitatud ja veel ei ole seda ajakirja enda jaoks avastanud, siis võtke palun kaasa. Täname Emakeele Seltsi, kes lahkelt pakkus selle võimaluse ja täname toetajaid Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Keele Instituuti toetuse jagajana. Ja just seetõttu, et meil on käsil ka eestikeelse raamatu 500 aasta, siis oli ka tänavusel konverentsil raamatutest natukene rohkem juttu, kui võib-olla varem on olnud ja loodetavasti neist raamatutest, eriti kõrgkooli õpikutest, nende kvaliteedist, nende õnnestumistest ja möödalaskmistest saame ehk rääkida ka järgmistel konverentsidel, nii et see tagasiside oleks kindlasti ka
õpiku kirjutajatele kasulik alati. Ja aitäh kõigile, kes te kaasa mõtlesite, head edasimõtlemist, head ülemõtlemist ja mõtleme veel.